raadiosaade Vaba sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tervist, head raadiokuulajad! Vaba sõna stuudios on Anti ja Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Ja me vahendame teile kõige värskemat teavet Riigikogu istungisaalist, komisjonidest ja muidugi kuluaaridest. Ja tänases saates tutvustame valitsuse jahmatavat plaani Rootsi vange Eestisse tuua. Räägime tuulikute pealetungist ning nende utiliseerimise probleemidest, jalaväemiinide keelamise konventsioonist taganemisest ning ka teistest EKRE poolt ammu tehtud riigikaitsealaste ettepanekute saatusest. Evelin, Eesti 200 ja valitsus on jälle ilmutamas jutumärkides kõrgemat klassi, et leiutati üks absurdne asi, ehk siis olevat hädasti vaja Eestisse tuua Rootsist eriti ohtlikke kurjategijaid ja kui üks Isamaa liige või Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder siis kritiseeris samuti Liisa Pakostat selle eest, siis Liisa Pakosta vastas talle Postimehes, et mitte kunagi ei olegi olnud sellist juttu, et siia tulevad ainult pisipätid. Me oleme rääkinud, et võtame just pika karistusajaga inimesi. See tähendab, et nad on pannud toime raskemaid kuritegusid. Ja ükski selline inimene ei vabane Eestisse, see oli meie punane joon. Ja siis veel huvitav asi, et võtame vastu ainult selliseid kurjategijaid, kes ei ole võrgustunud, kes on tegutsenud üksi. Sellisel vangil ei käi ka palju külastajaid. Olen algusest peale kinnitanud, et ainult pikk karistus, ainult ilma linnaloata, ainult mitte võrgustunud ja mitte radikaalid. Need on ilmselgelt kõige madalama riskiga kinnipeetavad Eesti ühiskonnale. No Evelin, mitut sõna sa Pakosta jutust nüüd usud? No tere minu poolt ka, tõesti ei saa ühtegi sõna uskuda, kui esimest korda tuldi nende juttudega Riigikogu ette, et me hakkame vanglakohti välja rentima, siis Pakosta tõesti käis välja sellise jutu, et siia tulevad need kõige ohutumad vangid, aga kui me ka siis küsisime, et tooge mõni hästi toimiv lahendus, sest on ka ju teised riigid proovinud neid vanglakohti rentida ja on tekkinud alati probleemid. On tekkinud probleemid erineva kultuuriruumi tõttu, mida siis oodatakse vanglast või vanglalt, et kes lahendab siis need probleemid, mis tekivad moslemil, ma ei tea, meil vaevalt on selliseid eriväljaõppega vangivalvureid, kes peaksid aru saama, mis vajadused on moslemil. Araabia keelt peaks ju oskama ometigi ja siis araabia kultuuri ja no aga see tuleb kõik sinna kaasa. Ma ütlen, et nendel vangivalvuritel hakatakse araabia keelt ja kultuuri õpetama, et aru saada, kes sinna tulevad ja see on väga spetsiifiline seltskond ja vaatame nüüd neid väiteid, mida siis Pakosta ütles, et tuuakse selliseid kurjategijaid, kes ei ole võrgustunud, kes on tegutsenud üksi. No kes seda teab, et nad ei ole võrgustunud? Neil ei ole seda otsa ette kirjutatud, et kõik see, et nad üldse Eestisse tuuakse, näitab, et rootslastel on kontroll käest ära, neil ei mahu enam need islami taustaga pätid vanglatesse ära ja nad tegelikult ei tunne neid vange, neil on ka ju probleeme araabia keele oskamisega. Nendel on hõimukultuur, klannikultuur, mis on täiesti teine maailm, mis Rootsisse tungib ja nüüd tuuakse 300 miinimum, ma sain aru, millega Rootsiga nüüd kokkulepe on sõlmitud, aga maksimum on 600 ehk terve Tartu vanglal laetakse see täis. Aga see on omaette nagu kummaline olukord ka, et rikas Rootsi ei suuda siis 300 vangile kinnipidamiskohta leida, või lahendab Rootsi hoopis mingit kolmandat probleemi, et ta ei saa neid vange justkui oma territooriumile hoida, et see suurendab seda kuritegevust, võib-olla seda kultuurilist ka vastuhakku, võib-olla seda agressiivsemad on need moslemi kogukonnad, kui nende liige on vangi pandud, et kummaline, et rikas Rootsi nüüd ei suuda oma vange üleval pidada.
no see on kõik kummaline ja me sisuliselt muutume siin Albaaniaks, kes on nii-öelda Itaalia allhankija, kuhu need igasugused moslemi illegaalsed immigrandid sokutatakse, et saaks kaelast ära, silma alt ära, kes üle Vahemere tulevad. Siis Taani sokutab sinna oma vange miljonite eest, et sisuliselt muututakse tasapisi Euroopa vanglasaarteks. Ja Tartuga juhtub ju sama asi, et kui siin ots lahti tehakse, hakatakse neid juurde tooma ja siis kiidetakse meile maad ja ilmad kokku, kuidas nüüd me saame rikkaks vangide valvamisega. No aga vabandust, nad jätavad suure osa jutust veel lisaks rääkimata, et neid hakkavad ju inimesed vaatamas käima seal. Neil ei ole kindlasti kõige kenamad suguvõsad, kui tegelased on raskete kuritegude eest süüdi mõistetud, kusjuures Pakosta väidab, et sellisel vangil ei käi ka palju külastajaid. No vaadake, islami kultuur on klannikultuur, et nende suguvõsa, kellega nad võivad läbi käia, on 50–100 inimest ja isegi kui neil väidetavasti käib vähe, võib see tähendada islami mõistes, et 10, 20, 30 sugulast, kes käivad ja see toob Tartusse ikka tähelepanu väärse hulga kahtlasi tüüpe ja kogu Eestisse, plussis veel see, et kui ta ütleb, et nad ei tohi olla radikaalsed, jällegi, kus nad teavad seda, sest see ei ole otsa ette kirjutanud. Vangis istum inimene võib igal ajal radikaliseerida, sest tal on ju seal ebamugav olla. Ja lisaks on veel see, et kui Evelin mõtle nüüd ise, et 101 radikaliseerub ja hakkab terroristlikke tegusid toime panema, või siis tema sugulane, kes on radikaal, tuleb Eestisse, Tartusse, vaatab, seal on kõik nii euroopalik, naised käivad lühikeste pükstega, mitte hijabidega ja maskidega, et kuidas see kõik võib välja nägema hakata? Nojah, tegelikult ei ole ju palju vaja üheks terrorismi kuriteoks, piisab ju ühest veoautojuhist, et inimesi jõuluturul hävitada, aga mina ei näe jälle neid mõjuanalüüse. Mulle tundub, et see Eesti 200, see Liisa Pakosta käitub nagu pioneerijuht, suure hurraaga võetakse mingi seadus vastu, läheb natukene aega mööda, no võtame kas või see kestlikkuse aruanne, suure hurraaga võtame vastu, läheb 6 kuud mööda, ei nüüd jälle juba tühistame, siis võetakse jooksujaluse automaks seadus vastu, jälle juba hakatakse mingeid erandeid tekitama, aga kui nüüd on ju ka teistel riikidel selline kogemus, et kuidas siis toimida, et kui ühest kultuuriruumist viiakse see vang, me tegelikult võime juba Rootsi puhul kohati rääkida erinevast kultuuriruumist, kuna seal on nende immigrantide, moslemi immigrantide osakaal juba nii suur, et sa näed neid moslemeid teeninduses, sa näed igal pool. Elu ilma nendeta kokku puutumata Inglismaal on juba äärmiselt keeruline. Taksojuhid, poemüüjad, kõik ja kunagi sa ei tea, kellel tegelikult on radikaliseerumise tunnused. Ja seal kujutab me nüüd ette, sa ütlesid ka, et kui nüüd meile tulevad need moslemid, siis sa pead oskama araabia keelt, et kui võrrelda või kuidas siis toimus see Norra ja Hollandi omavaheline koostöö vangide vahetamisel või tähendab vanglakohtade rentimisel, et seal oligi see erinevus, et Norra nagu vanglatöös oli oluline olukordade ennetamine, aga samas Hollandis reageeriti ainult nii palju, kui oli vaja ja seal tekkisidki probleemid, et vangidega ei suheldud, tekkisid sellised olukorrad, kus ka vanglas tekkisid kihistused, et kinnipeetavate vahel tekkisid sellised hierarhiad, nõrgemate kinnipeetavate väärkohtlemine, et kõik see olukord, ma kujutan ette, et ka praegust Eestis olevad vangid on suhteliselt ikkagi väheagressiivsed, et kes on siis need kuriteod toime pannud ja kujutada nüüd ette, et nüüd visatakse neile mingi sinna süsteemi sellised retsid.
kellel Rootsi retsid. Jah, Rootsi retsid, kes on nagu määratud väga pikaajaliselt vangi. No, see peab ikka räige kuritegu olema. Rootsi reeglina islami taustaga retsid, kellel on seal taga narkokuriteod, muud ja igasugused rasked isikuvastased kuriteod. Et see kõhedus tekitab ja siis põhiargument, et me säilitame vangla töötajatele töö Tartus, et esiteks, miks Eesti vanglad on tühjemaks jäänud? Üks muidugi on see, et kuritegevus on enam-vähem kontrolli all, siin see positiivne väheneb, aga samal ajal ju ei määrata ka karistusi, ikka tingimisi, praktiliselt istutakse väga vähe. Või vaadata, millised inimesed vangist välja lastakse, mingid pedofiilid, mingid mõrvarid, inimesed on mures oma elu pärast, et see laibatükeldaja, see tuli ju meil Vinnivalde elama, et ära räägi, mul tuleb sa mõtledki, et lastakse vabaks. Ma ei teadnudki seda lugu, aga räägi ikkagi, ma nagu emotsionaalselt tahtsin öelda, et ära räägi. Ei, see lihtne lugu, et inimene me teame ju seda lugu, ma ei mäleta, siin Tallinna ühes korteris hakkis tükkideks Soome, kas ta oli rentnik või vastupidi, oli korteriomanik ja pani ta kilekottidesse ja kes siis selle leidis, vaata aju kustutab sellised õudsed lood ära, aga see oli Soome kurjategija tegelikult. No ta oli ikkagi jah Eesti. Aga seal võis mitu tükki olla, nii et hästi jätame selle praegu, ei taha inimesi rohkem hirmutada, aga üldiselt on lugu kehv sellega, et meie nagu maine maailmas kujuneb ka selliseks, et siin on mingid vanglasaared selle asemel, et ikkagi digiriik olla ja eesrindlik riik, võtame mingisugust Albaania staatust endale krae vahele ja teine asi on see, et huvitav, kas vanglaametnikud, kes on kindlasti asjalikud inimesed, ma olen ise neid palju elus õpetanud Sisekaitseakadeemias, kas siis ümberõppe ei ole võimalik, et neil on väga hea baasharidus, paljud võiksid minna politseisse tööle, sellepärast, et neil on ikkagi palju sarnast juriidilise hariduse osas, väljaõppe osas. Sadu inimesi oleks politsei reservis ja muude ametite reservis, et mingisugused muudatused on ühiskonnas ju paratamatud. Et 90-ndate kuritegevuse kõrgajast me oleme ju edasi liikunud. Ja kui me nüüd mõtleme, et millised on need Euroopa inimõiguste kohtu ka soovitused on ju soovitused, et karistuspoliitika peaks olema selline, et inimese saab taas ühiskonnastada, ehk siis vaikselt nagu sulandada ühiskonda tagasi. No ma tõesti ei kujuta ette, mis seal Tartus toimuma hakkab, kui neid vange, kes on väga pikaajaliselt määratud esiteks vanglas elama ja pärast, kui nad enne vabanemist hakatakse neid nii-öelda taas ühiskonnastama. Ühesõnaga, ja teine asi on veel see, et lubadused ju ei pea. Ühel hetkel räägitakse teisel teist ja ülehomme juba kolmandat, et ei saa üldse välistada, et ühel päeval ikkagi muudetakse lepingut, kui nad on juba ära harjunud, et miks nad ei või ka Tartusse jääda, eks. Ja kallid sugulased on muidugi pikas sabas, et tulla siia ja vaadake, me juba on ISISega seotud inimesi Eestis liikvel, ma kohtusin kaitsepolitsei peadirektori Pallossoniga, olin korruptsioonivastases komisjonis asendusliige, küsitlesin teda ja ta ütles ka, et ISISega seotud inimesi on. See arv on tõusnud ka sellepärast, et vaadake need otseliinid, Venemaaga on ju suhted piiratud, aga läbi Eesti piiripunktide sinna ikka saab ja tuleb väga kahtlast seltskonda üle maailma kokku, kes tahavad Venemaale pääseda. Nii et ISISe oht on Eesti kohal tänu nende tüüpide läbiliikumisele täiesti olemas ja nüüd tahetakse veel vanglad ka ülimalt ohtliku seltskonnaga üle kuhjata. Ja tuletan meelde, et meil on olnud juba probleeme, et õiguskantsler on käinud vanglates vaatamas neid mõnda välismaalast, kes on Eesti vanglasse sattunud ja need on olnud ka vanglatele parajaks katsumuseks. Et keeruliseks on osutunud igapäevane suhtlemine inimestega ja talle nagu arusaadavas keeles info andmine ja ka mõtestatud
tegevuse pakkumine, kui inimene on võõrkeelne, ta ei saa mitte midagi aru, siis on talle ka keeruline tervishoiuteenus pakkuda, samas tal on väga keeruline ka lähedastega peab ju kontakti saama hoidma ja et praegust on meil mõned sellised pangid ja meil juba praegu napib nendega tegelemiseks inimesi. Ja nüüd hakatakse neid veel juurde tooma, see on nagu enne kuulmatu. Igal juhul ma lõpetan kaitsepolitsei juhi hoiatusega, kes on korduvalt ajalehtedes maininud islami probleemi kasvu, radikaliseerumise ohtu siinsete islami usuliste hulgas ja ta on ka tunnistanud, et tõesti on mitmekordistanud viimase 10 aastaga islami taustaga inimeste arv ja neid ei hallata varsti ära. Et tegelikult tuleks panna sirgelt käsi ette islamimaadest immigratsioonile. Valitsus teeb täpselt vastupidi. Praegu on rahumeeli valmis Usbekistanist ja teistest Kesk-Aasia riikidest odavat tööjõudu sisse tooma uute reeglite järgi. Ja seal on ka islami radikalism väga tugevalt sees. Näiteks Rootsis sõitis veoautoga rahva sekka just mingi usbek, kes ei saanud väidetavalt endale seda pagulastaatust ja selle tõttu otsustas kohalikule rahvale kätte maksta. Aga Evelin, teeme nüüd ühe reklaamipausi ja läheme edasi tuulikute pealetungi teemaga. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja me oleme stuudios tagasi. Räägime siis sellest, Evelin, mis juhtus Kadrinas üleeile saate eetrisse mineku päevast lugedes ja meil oli saal rahvast täis Kadrina rahvamajas, kus me siis rääkisime tuulikute ohtudest, sellest, et elektri hind on ja jääb kalliks, kui me nii edasi läheme. Rääkisime ka terviseohtudest, mis puudutab infraheli. Kuidas rahvas vastu võttis? Jaa, tõepoolest, me nähtavasti oleme ühed vähestest, kes käivad ja räägivad ka päris probleemidest, et siiamaani kas valetatakse või ei räägita, millised probleemid toovad tuulikute rajamised kaasa, et põhivale on see, et kui öeldakse, et tuuleenergia on odav, no ei ole. Kõik need ülekandeliinid ja kõik, mis tuleb rajada selleks, et tuulik üldse püsti saab ja siis see on ju kulud ja selle kulu peab ju tuulik tagasi teenima ja seda enam, et peab ka veel toppelt süsteemi üleval hoidma juhuks, kui tuul ei puhu ja kui me vaatame, kui palju töötasid eelmine aasta tuulikud, meil on juba 700 megavatti nimivõimsusega tuulikupark Eestis ja need töötasid ainult 20% ja kui meile räägitakse lugusid sellest, et Eestis peab olema taastuvenergiat 100%, meil juba on. Meil on tuulikuparke nii palju, et nimivõimsus on 700 megavatti, meil on 1200 megavatti on päikeseparke ja tegelikult peaks ju olema meie igapäevane vajadus kaetud. Aga kahjuks ei ole nii, sest ükskõik kui palju sa neid tuulikuid ja päikeseparke üles ka ei paneks, kui tuult ei ole ja päikest ei ole, siis need ei tööta. Ja ma rääkisin kohalikele inimestele ka seda, et praegused valimised on väga otsustavad teie elukeskkonna teemal. Ehk siis, kui nüüd jalgu tagumikku alt välja ei võeta ja hakata valima neid, kes tõesti kogukondade huvide ees seisavad, siis rullitaksegi üle. Näiteks Kadrinas on ikkagi vallavalitsus algatanud eriplaneeringu, mis on kahjulikum. Ise nad on nagu nõus olnud sellega, mis on palju kahjulikum omavalitsusele kui tavalised planeeringud.
näiteks sina panid ikkagi Vinni vallas käe ette, vaatamata kohtuskäikudele ja kõigele muule ja jätkad seda võitlust. Aga seal on nii, et juba 2026. aasta veebruaris-märtsis tehakse asukoha eelvalik, praegu siis tehakse neid niinimetatud uuringuid ja ilmselt nad saavad endale kraesse hiiglasliku tuulepargi, mis jääb 5 kilomeetri kaugusele Kadrina keskusest ja Huljast 1,5 kilomeetri kaugusele. Ja mitte ainult, me oleme hästi palju rääkinud sellest, et kuidas seda tuuleenergiat peale surutakse ja tegelikult ei kasutata, ei valita enam vahendeid. Ma arvan, et inimesed, kes on sattunud maapiirkonda, on näinud neid suuri plakateid, kus on linnuroojane traktor üle elu suuruses seal peal ja plakatil on tekst, et linnud lasevad ikka traktori täis, tuulepark kodu kõrval pole midagi muutnud. Ehk Vinni vald ei andnud nõusolekut seda plakatit, mille mõõdud on kuskil 3x6 meetrit, et ei lubanud seda panna. Sellest hoolimata leiti üks eraomanik ja meil näeb seadus ette, et tuleb kooskõlastada vallaga, et see reklaam ei oleks seaduse vastane aga seda kooskõlastust ei saadud. Samamoodi Haljala vallas öeldi ära, et ärge pange seda reklaami, et meil ei ole õige aeg ja see on ka ju eksitav reklaam. Ja mis juhtuski, et Põltsamaal, ma arvan, et meie vald peaks ka selle nõudmise esitama Kliimaministeeriumile ja nagu Põltsamaa vald tegi, et palus Kliimaministeeriumilt see plakat ära viia ja Kliimaministeerium ütles, et tuleme vastu valla soovile ja eemaldame selle. Ja vähe sellest, et see jõuga peale suruti, on see ka reklaamiseaduse vastane. Sa esitasid ju ka kaebuse Tarbijakaitseametile. Jah, sest kui inimene, kes seal lähedal elab või igapäevselt mööda peab sõitma või jalutama, siis tal hakkab halb, kui ta vaatab seda roojatud pilti, seda traktorit ja sellega peab ju ikkagi arvestama, et see peab olema, reklaam peab olema kooskõlas heade kommetega. Reklaamiseaduse paragrahv 3 lõige 4 ütleb selgelt, reklaam ei tohi olla vastuolus heade kommetega ja mis kõige olulisem, see on ju eksitav reklaam. Selle reklaamiga püütakse luua muljet, et tuulepark ei ole keskkonnale kahjulik. Et ta ei mõjuta üldsegi midagi, et see inimene on täiesti häirimatu, aga see ei ole ju nii ometigi, et uuringud näitavad, et kinnisvara hinnad langevad mitukümmend % tuulikute ümbruses, paljud ei saa üldse kinnisvara müüa, linnustikule on väga tõsine mõju. Hiina uuring, mis tehti 100 000 tuuliku peale, jõudis järeldusele, et isegi biomassi kasv väheneb, iga tuulepargi peale on 2 miljonit eurot kahju biomassi vähenemise tõttu seal ümbruses. Väikesed mutukad lendavad minema, mesilased ja teised, et sellel kõigel on mõju ja suured loomad asuvad ka tuulikutest eemal. No õnneks riik on tunnistanud seda, et tuulikutel on mõju, sellepärast on meil ka keskkonnatasude seaduses selline paragrahv, mis siis lubab talumistasu tuuliku lähedal elavatele inimestele, aga ikkagi see reklaam on eksitav. Reklaamiseaduse paragrahv 4 lõige 1 ütleb selgelt, et reklaam ei tohi eksitav olla ja seda enam see inimene, kes siis elab seal reklaami peal oleval, tähendab reklaami peal on siis see mees, kes elab Salmel ja ta on seal kõrval on see tuulepark, aga see tuulepark on alla 100 meetri, aga meile Vinni valda tahetakse ehitada üle 300 meetri kõrgusel. Aga igale poole Lääne-Virumaale, need on Tallinna teletornid, mitte midagi muud. Ja ei ole ju võrreldav. Inimene, kes elab seal väikeste ventilaatorite lähedal
võrdleb siis, et nüüd olukord pole muutunud, aga meile tulevad ju meeletult kõrged tornid laba sinna. Pikkus 85 meetrit, et praegu veel inimesed ei kujuta üldse ette seda, kui mudelite pealt vaadata, kui see väntama hakkab. Ja Evelini, seal oli väga huvitavaid inimesi, kes käisid kohal ja mõned murelikud kodanikud, ühed olid Pariisi külast, Virumaalt, seal on selline romantilise nimega küla ja lasid telefonist seda müra, mida neile väikesed tuulikud, mida siis eraisikud on üles pannud oma tarbeks, see vilin oli lihtsalt kohutav. Nad ütlesid, et nende elukvaliteet on tõsiselt kukkunud. Need ongi eritüübilised, need on vertikaalsed tuulikud, need käivad ringi nagu, ma ei oska öelda, nagu mingi karussell selle telje ümber ja nad teevad meeletut müra nagu mingi plekikolin ja tõesti, mina tunnen kaasa nendele inimestele, kes seal elavad, aga ma leian ka, et nad peaksid pöörduma Terviseametisse ja laskma seal mõõtmisi teha, sest meil on ikkagi normid, et see ei tohi ületada 35 või 4, öösel 35 detsibelli, et inimesed, kui see müra ikkagi väga-väga häirib, palun tehke kaebus Terviseametisse, päriselt ka. Ja ma soovitan nüüd ühe uudise valguses, kus öeldi, et Sopi-Tootsi tuulepargi müra uuring tehti ja kõik on tore ja nunnu ja pehme, siis minge pange sõbraks sellised grupid nagu Tuulikute Vaba Eesti või siis Tuulikute ja hübriidparkide vaba Kadrina ja Haljala vald. Te saate väga head infot kogu teema kohta. Selliseid gruppe on üle Eesti tekkinud, on Märjamaal, on Pärnumaal, on ka Valgamaal ehk koguge infot, sest meile praegu tõesti antakse seda eksitavat informatsiooni väga suurtes kogustes. Sopi-Tootsi tuulepargi uuringu tegi Maatasa üks seal lähedal 7 kilomeetri kaugusel elav inimene, kes tegeleb akustika ja muusikaga, Toomas Toimeta ja tema näoraamatu lehelt võite julgelt lugeda, et milline bluff oli tegelikult see praegune uuring ja kuidas inimesi eksitatakse. Et jah, see on omajagu kummaline, et üldse ei taheta laskuda isegi arutellu, et need võiksid olla kuidagi kahjulikud. Et meil oli ka esmaspäeval Riigikogus arutelu, et tuulikud, mis on paigutatud, on sama võimsad, kui on meretuulikud ja et seal merel on mõjuala 20 kilomeetrit, aga maismaale paigutades on nende mõjuala ainult 2 või 3 kilomeetrit ja see oli lihtne eelnõu, aga jälle sai nii palju sellist vaidlusi ja siis tuli Yoko Alender, endine kliimaminister, rääkima, et ikka ei ole võrreldavad, et meretuulikud on ikkagi 15 megavattise võimsusega ja et need 7 ja 8 megavatised, mida meile siia plaanitakse, et need ikka ei ole päris meretuulepargid, aga aeg ja tehnika areneb ja need praegused, et siin 10 aastat tagasi olid maismaal 1 megased tuulikud ja merel olid isegi 5 ja 3 megased tuulikud ja nüüd tegelikult on ka enamus tuulikuid merel jäävadki sinna 7 ja 8. Väga hea, sina olid selle eelnõu tutvustaja ja läbilükkaja või siis Riigikogu saali tooja ehk siis ja see tekitas elava arutelu, seal sai huumorit ka, et näiteks Mait Klaassen Reformierakonnast ütles, et nemad käisid keskkonnakomisjoniga, Riigikogu keskkonnakomisjoniga Sopi-Tootsi tuulepargis ja tema ei näinudki neid tuuleparke alguses, nii väga ootamatult tulid ja ma ütlesin talle, et kui te ei näe Tallinna teletorni suurust objekti, siis hankige uued prillid. Et ärge ajage jama meile. No oligi jama, ma lõpetan oma selle teema ära, võib-olla liiga pikalt hakkasin rääkima, aga
Yoko Alender räägib mulle 15 megavatistest tuulikutest, meretuulikutest, siis ma palusin tal nimetada, kus kohas, kus regioonis on need tuulikud üles pandud. Alguses ta tegi näo, et ei saanud küsimusest aru, teise küsimuse juures ütles, et sellest ei olnud komisjonis juttu. Ehk see näitab nende pealiskaudsust. Nad ei tea, milliseid tuulikuid on merre paigutatud. Nad ei tea ka tuulikute mõjudest. Ta ei tea nende võimsusi, nagu see just praegu ütlesid. Nad arvavad, et need on poole võimsamad. Ehk siis me räägime ikkagi 7-8 megavatistest ja tema mõtleb välja, et juba poole vägevamad on need. No täielik amatöörlus, nii nagu oli täielik amatöörlus nende meretuuleparkide kulude ja tulude arvestus, mis täielikult läbipõrus ministeeriumis, et uskumatu käpardlus, tehakse revolutsiooni ilma, et revolutsionäärid ise teaksid, mida nad üldse teevad. Ja kui ma käisin seda eelnõu ka keskkonnakomisjonis tutvustamas, siis esimene küsimus oli neile, et oi, et aga siis peavad ju tuuliku ärimehed nii palju raha kogukonnale jagama, et mõelge, et see mõjuala on nii laiali kantud, et kui palju jääb sinna neid leibkondi, kellele tuleb raha anda. Ja see oli ka küsimus, et et kui praegu saab see leibkond võib saada seal 3000 eurot, et kui seda mõjuala laiendada, et kui palju ta siis saab, ta peaks ka 3000 saama, sest kui inimene on häiritud, siis tuleb talle maksta talumistasu. Ja kui rääkida edasi Virumaa teemal täpsemalt, siis kohe teen ka reklaami ära, et 19. juunil peatselt siis kohtume me rahvaga Uhtna põhikooli saalis, kus me räägime siis Rakvere vallaga seotud tuuleparkidest. Nii mina kui Evelin oleme seal kohal ja ootame kohalikku rahvast ja ka teisi Virumaa inimesi sinna asjadest rääkima, sest väga palju on ülepiirilisi mõjusid, et mõeldaksegi, et see park jääb naabervalda, aga tegelikult vahet ei ole. Naabervalla administratiivterritooriumil võib see tähendada, et üle valla piiri 2 kilomeetri kaugusel inimesed elavad ja saavad selle sahmaka täiesti krae vahele, kinnisvara hinnalanguse, terviseohud, kõik jamad, mis sellega kaasnevad, ilusa looduse kaotamine, pärandmaastiku kaotuse, üldse normaalse maastiku kaotuse. Et ma toon sulle mõned näited, Evelin, mis praegu Virumaal veel toimub. Me rääkisime sellest, et 5 kilomeetri kaugusele Kadrinast tahetakse monstrumit püsti panna. Samamoodi on plaan seal põhja pool Viitna kandis, nende 2 tuuleala saatus ei ole päris selge veel, aga need, mis jäävad siis alad 3 ja 2, mis jäävad Kadrina valda, aga sinnast natukene eemale ja plaanitakse gigantset hübriid- ja tuuleparki ehk päikesepaneelid ja kõik ja nad tahetakse lükata Palmse külje alla Sagadi Vihula mõisa lähistele, et no mis looduspargist me räägime, mis looduskaitsealadest me räägime, kui sinna tehakse peletislik maastik. Praegu muidugi EKRE on pidurdanud seda päris tugevalt vallavalitsus, aga selline plaan ju on. Arendajad pressivad peale ja seal on täpselt sama lugu, et kui ei valita inimesi, kes hakkavad sellele vastu, siis rullitakse meie kõige ilusamad loodusmaastikud jõhkralt üle, tehakse nagu Hispaanias, nagu, kus on terved mäeküljed, inetumast inetumaid Hiinast toodud neid plaate täis. Ma näen pidevalt seda Virumaal, kus väga head põllumaad pannakse päikesepaneele täis, et see on üha koledam vaatepilt. See, et viljakad põllumaad pannakse päikesepaneelide alla, see on lausa kuritegelikku. Ja mida me veel ei kuule nende tuulearendajate suust, on ju see, et mis saab nendest tuulikulabadest, mis on kulunud ära, mis saab nendest päikesepaneelidest, mis on ka ära kulunud, katki läinud, et kunagi mõeldakse, et äkki tulevikus tekib mingi võimalus neid töödelda, aga tegelikult me peaksime juba praegu teadma, mis nendest saab. No vaata, mida Saksamaal selle kohta teatakse, et need 90% moodulitest päikesepaneelidel puhul satub prügimäele, kuna ringlosse võtmine on kahjumlik.
ja siis rahvusvahelise taastuvenergiaagentuuri andmetel oodatakse, et 2050. aastaks tekib maailmas 35 miljonit tonni päikesejäätmeid ja Saksamaal 100 000 tonni, mida ei saa utiliseerida. Tuulikutega täpselt sama lugu. No kuhu need tuulikulabad siis lähevad, et nad ei oska neid kuskile panna, need on ju väga spetsiifilisest ainest, eks? Jah, et ka nüüd on tulnud ka Rootsist uued raportid, et Rootsi teadlaste hulgas on tehtud siis uuring, kus leitakse, et juba praegu on neid tuulikuid või taastuvenergiat liiga palju, et nad põhjustavad tohutuid lisakulusid kogu elektrisüsteemile, et päikesepaneel annab meil alalisvoolu, samas meie tarbime vahelduvvoolu, siis tuleb see vool ümber muundada ja selleks ongi need sageduse hoidmised ja käib üks selline väga suur elektri kulutamine ka puhtalt selle peale, et meil tekiks selline sagedus, mis meie kodumasinatele on vajalik, et ja kui ongi pinge liiga kõrge, siis lõhub see meie kodumasinaid, lõhub see alajaamasid, ka neid elektrijuhtmeid. Ja me lõpetame nii nagu Hispaanias, Portugalis, kus lihtsalt võrk kukkus maha ja mille tagajärjel oli ka inimohvreid. Mõned püüdsid seal oma igasuguseid abi tootmisi käima panna ja said vingumürgituse ja nii edasi. Aga rootorilabadega on sama lugu, et samamoodi ennustatakse, et 43 miljonit tonni rootorilabasid tekib. Sina, Evelin, kui keemiaharidusega inimene, sa ju tead, et tegelikult nendest klaaskiust ja vaigust ja millest ta kõik on väga peenelt kokku pandud, need labad, et nad oleks ilmastikule võimalikult kindlad, tegelikult eristub tohutus koguses mürgiseid jäätmeid. Jah, et need labad peavad ju olema väga vastupidavad ja samas peavad nad ka olema kerged, et tuul suudaks neid ringiratast ajada ja seetõttu nad ongi tehtud klaaskiust ja et nad oleks painduvad ja siis on need tugevdatud erinevate vaikudega ja üks selline vaik, mis on väga mürgine loodusele, on bisfenool A, ta on sarnane östrogeeniga ja kui see satub loodusesse, siis ta mõjutab väga paljusid elusorganisme, ta võib tekitada vähkkasvajaid, tekitab sigivusprobleeme. Ühesõnaga, kui meil on looduses suures koguses östrogeenile sarnast ainet, lisaks nad tekitavad ju ka mikroplaste, sest päike, tuul, rahe, külm, see ju kulutab seda laba, serva ja ka tuuletakistus. 10 kilogramme lendab igal aastal loodusesse ja Euroopa Liidus on need ülimalt mürgisteks liigitatud ja need ei satu lihtsalt kusagile, vaid nad satuvad inimeste kehasse, ringlusesse, ajusse, kehasse, igale poole, see ongi mikroplasteks ja eriti ohtlik, nii et kui on räägitud näiteks, et sama aine on veepudelites, siis on seda nagu väga tugevalt ka nõuetega alla surutud, et bisfenool A hulk tohib olla nagu kordadi ja kordi, isegi 100 korda väiksem kui kunagi lubatud, sest ta peetakse nii mürgiseks, nii et lindudesse, loomadesse see jõuab, et on üha uusi valdkondi, millest võiks selles teemas rääkida. Ma luban teile lähimates saadetes puudutada ka seda, et kuidas tegelikult riigikaitsele mõjuvad tuulikud ja päikesepargid, millist meeletut raadiomüra nad tekitavad. Ehk siis Eesti kaitseväel on väga keeruline sellest kõigest läbi näha, kaitsevägi on seda tunnistanud, aga poliitikute käsu peale öeldakse, et käib küll ja küll me midagi välja mõtleme, et see tegelikult on päris suur teema ja ma olen raadioinseneridega seda teemat arutanud. Asi on täiesti käest ära. Ja teema lõpetuseks ma käiksin veel lihtsalt info korras need kohad läbi, et ma jäin meie Uhtnas 19. juunil kell 18 Uhtna koolis, põhikoolis toimuvale üritusele tähelepanu juhtima, siis Varudi tuulepark jääb sellest mõne kilomeetri kaugusele ja selle teema ei ole üldse maha maetud, see
arutelu jätkub sügisel, nii et Rakvere valda tahetakse neid pressida ja nagu ma märkisin, Kadrina valla tuulepark jääb täpselt Rakvere valla serva teisest Rakvere valla otsast, nii et ülepiiriline mõju on seal väga-väga selge ja sama hea, kui elada ise siis nende parkide kõrval. Ma teen ka väikse reklaami, et 14. juunil on Rakvere linnapäevad ja me oleme oma telgiga väljas, et tulge meiega kohtuma, oleme Antiga koos mõlemad kohal, et Rakvere 14.15. jah, 14.15, 14. juunil algab. Ja see on siis seal Tiigi ääres, ehk siis Rakvere teatri juures pargis, sinna tuleb palju kauplejaid, saab olema meeleolukas ja me räägime ka poliitikast ja kindlasti tulge ja rääkige oma tuuleparkide muredest, me oleme valmistanud ette vastavad infomaterjalid ja ehk oskame mõnele küsimusele vastata. Aga ma ei saanud ikkagi veel ringi peale. Ma tahtsin öelda seda, et Väike-Maarjas on olukord täiesti kontrolli alt ära. Seal on ligi üle 100 tuuliku plaanitud, küll Rakke Simuna kanti, küll Väike-Maarja külje alla, igale poole, et Väike-Maarjas reformierakondlik võim lihtsalt rullib üle. Ja siis vaata, kui sina paned Vinni vallas neid käe ette, siis on ka selge, et arendajad jooksevad tormi sinna, kus on reformierakondlased võimul, kus neid saab kergemini läbi suruda, nii et eriti kõva löögi alla satuvad näiteks Väike-Maarja vald, kui seal ei suudeta leida lahendust ja valla võim välja vahetada. Reformierakond tuleks seal kiiremas korras kukutada, sest nad muudavad valla lihtsalt imeilusa looduskauni valla mingisuguseks tuuletöösturid prügikastiks. Jah, et tehakse koloonia, tuulikute koloonia ja tõsi on tõsine, seda näitab ka juba ettevalmistustööd, mis siis toimub ringteedel, kõik, kes on Rakvere kandist nüüd viimasel ajal läbi sõitnud, te näete, et ringteedel on tehtud otseteed. See on just sellepärast, et need tuulikulabad mahuks läbi ja tundub, et see olukord ikkagi on väga kriitiline, et need tuulikud võidakse ikkagi väga-väga kiiresti üles panna ja kui keegi ikkagi räägib sellest päikese ja tuule tasutavusest, et see on ju meil tasuta, aga see, millega tuulest ja päikesest energiat tehakse ja eriti see taristu, mida neile vaja on, see maksab hullupööra palju. 2000 tonni läheb iga tuuliku aluse peale betooni sinna sisse. See on kohutav kogus. No tasuta ei ole ka need ringteed ümberehitused, et topelt on vaja ka veel võrkusid ehitada, topelt on vaja energia tootmist rajada, lisaks veel salvestused ja võrgu stabiliseerimiseks tehtavad kulutused. Et ma ütlen tõesti, et kui tarbija elektriarvet näeb, siis ta hakkab nutma lõpuks. Aga ma räägin veel lahendustest. Me kutsusime sinna kohale Kuusalu abivallavanema Ranno Pooli, kes ka võttis sõna, ta on EKRE koalitsiooni esindaja seal Kuusalu vallas ja ta ütles, kuidas nad panid tuulepargid seisma. On võimalik, kui EKRE on võimul, pannakse tuulepargid seisma. Nii juhtus Kose vallas, kus eriplaneering lõpetati, seal on EKRE Riigikogu liige Siim Pohlak, tugev eestvedaja, panid seisma. Vinni vallas panid sina, Evelin, ühe esimesena üldse seisma tuuliku arendused. Kuusalu valla näite ma nüüd tõin, aga Kuusalu abivallavanem Ranno Pool ütles, et see on pidev töö, see kamba tõrjumine, ja ta ütles, et panid 5 kaevandust ka kinni. Ja siis ütles, et siis põgenesid kõik kaevanduse tegijad sinna, kus reformikad on võimul ja hakkasid seal müttama. Aga kogukonnale ju ei pakuta mitte midagi peale lagunevate teede ja tolmu ja müra. Et see kasu, mida kogukond või kohalik omavalitsus kaevandustest saab, no see ei kaalu üles seda teede remonti ja seda müra ja seda elukeskkonna kvaliteedi langust, et mulle jääb küll mulje, et igal pool, kus Reformierakond on võimul ja kui annab midagi rahaks teha,
no siis ei valita tõesti vahendeid, et ollakse nii küünilised, noh, võtame kas või need tänased teemad, et vanglakohad müüme ära, no ma ei tea, mida siis lõpuks veel müüma. Kaevandustega oli ju sama lugu, me rääkisime sellest ka, kuidas Merko kaevandused tahavad Kadrina valda Mõndavere külla rajada Tagavere liivamaardla ja samal ajal inimesed on väga pahurad, et neil on niigi kõva koormus seal kandis Kaitseväe polügooniga, pidevalt kolonnid sõidavad ja nüüd tahetakse siis 20 aastaks kopp sisse lüüa, iga päev tunnis 3-4 autot kihutab mööda ja et mida siis, Merko saab rikkaks, selles ei ole kahtlustki. 40 000 kantmeetrit liiva. Ilmselt on plaanis siis Rail Balticule seda kõvasti vedada ja tuulikute vundamentidesse, sest nõudlus kasvab, aga kohalikud kandku kahjud ja see on kahjuks väga paljudes kohtades nii. Loomulikult on ka kaevandusi vaja, aga miks siis nagu kohalik kogukond ei saa sellest õieti mitte midagi, et nemad peavad ainult kannatama ja öelge, et olge vait. Jah, et kohalikud omavalitsused loevad sente, et koole mitte kinni panna, et oleks õpetajatele palka. Huviringe oleks. Huviringe, teed lagunevad, ei ole tee hoolduseks enam raha aastaid antud. Aga Merkol on ju vaja, Merko oligarhid tahavad raha saada ja rikkaks saada, ega siis nendel on vaja jahte osta ja villasid osta, kuidas siis mingisugune Läsna küla või rahvamaja jätab neid täiesti külmaks, et see lastakse lihtsalt veoautode tolmuga korralikult valgeks ja kogu lugu, et see asjad ei peaks päris nii käima. Jah, ja see on iga kaevanduse või maardlaga, et kas seal on see turba kogumine, et tekib jälle küsimus, et inimesed kannatavad, kaevud jäävad tühjaks, see on omavalitsuse probleem, samas omavalitsus ei saa jälle mitte midagi või need ressursitasud, mida siis maavaradest saadakse, lähevad suuremas osas riigieelarvesse ja sealt need, ma ei tea, kaovad kuhugi ametnike palkadeks, aga vald ei võida, vallal on see kahju pigem. Aitäh, Evelin, selle teema eest. Me läheme korraks reklaamipausile ja jõuame rääkida ka mõne sõna riigikaitsest. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Oleme stuudios tagasi, tuletan meelde, et stuudios on Anti ja Evelin Poolamets, rahvuskonservatiivsed Riigikogu liikmed valitud Lääne-Virumaalt. Ja me räägime veel sel nädalal Riigikogu saalis olnud Ottawa maamiinide keelamise konventsioonist taganemisest. Sellel oli pikem eellugu, nimelt EKRE surus seda ammu juba ja muidugi lükkasime seda edasi juba Ukraina sõja puhkedes tugevalt, kuigi me oleme seda ammu rääkinud, aga kujuta ette, oli puhkenud juba ligi aasta aega oli sõda olnud, aga ikkagi koalitsioon irvitas selle üle, lükkas tagasi, seda pole vaja, mis jutt see on. Alles siis, kui teised, Läti, Poola, Soome, Leedu hakkasid sellega tegelema, alles siis tärkas nendes mõistus ja nüüd äkki jälle prõmmitakse vastu rinda, Reformierakond teab, tema teeb, Eesti 200 teab. Ma tean ju, kuidas nad vastu punnisid ja naeruvääristasid ja pole vaja. See tegelikult elementaarne asi, et see on vaese mehe relv, meil ei ole võimalik sellist ülikalleid relvi muretseda nagu suurriikidel, et meil oleks vaja mingitki kaitset. Tõsi, jalaväemiinidel on omad väga ebameeldivad ohud, nagu tegelikult igasugustel relvadel, aga siis jalaväemiinid peavad maha jääma, jääda vedelema ja kõik. Aga Vene armaada vastu meil see aitaks kas või piiririba kindlustada, mida me ehitama, et vahel on sõjanduses pool päeva ka väga suur asi, et jõutakse end koguda, jõutakse mobiliseeruda, jõutakse valmistuda, et vastase liikumist aeglustada mõne objekti ümber, et see vähemalt annab meile võimaluse midagi veel teha. Jah, et kui vaadata, kus me paikneme, ma saan aru, et kui seal Ottawa konventsiooniga on liitunud need riigid, kellel ei ole agressiivset naabrit, aga meie peame ju väikse riigina, peame kasutama kõiki võimalusi. Me esitasime tõesti juba 2023. aastal
et vaadates sellist julgeoleku olukorda, see oli ju aasta peale Ukraina täiemahulist see sõja algust, et võtame siis rohkem vahendeid kasutusele, aga naerdi välja ja seesama teema ka, et öeldakse, aga näete seal kuskil Aafrika riigis, see tekitab mingeid suuri probleeme, aga ärge nüüd võrrelge arenenud riike arengumaadega, on olemas tehnika, et mis tuvastab need jalaväemiinid või isegi on juba sellised miinid. Mida saab teie kaugelt sisse välja lülitada? Sisse välja või kui nendel aeg otsa saab, nad lihtsalt ise deaktiveeruvad. Ja põhilise häda tekitavad meile vastased sel juhul, sest Venemaa jooli mingitest konventsioonidest, nad lasevad suurtükiga puiste miine kõik kohad täis, nii et me ei saa isegi kuskil liikuda. Eesti vägede liikumine on momentaalselt takistatud, aga Venemaa vastu me ei tohi midagi ette võtta, eks ole, me ei tohi isegi piiririba ära mineerida. Muide, kui Ukrainas oleks olnud mineeritud korralikult kõik need alad. Ma tean, et näiteks seal lõunapoolsetes oblastites isegi reeturid andsid miiniväljade asukohad välja, nii et väga palju jama oli, aga siiski piiri kaitstakse väga palju ka mineerimisega ja nagu mida me teeme, kui me nii jõhkra naabri kõrval oleme. Aga see on näide, et EKRE-l on olnud kogu aeg õigus, väga pikalt oleme me kõigest rääkinud, kõiges eest hoiatanud, nii et kui hakatakse jälle sõimama ja kriiskama, kord oleme me ju russofoobid, järgmine päev oleme nende jaoks putinistid ja selline nagu patoloogiline sõim käib kogu aeg, et lihtsalt inimesi närvi ajada ja paanikasse ajada, et selline uskumatu valetajate propagandasõda, kes on kogu aeg maha tõmmanud kõike, mis on väärtuslik. Ja vaatame neid teisi riigikaitse ettepanekuid, mida EKRE on ju teinud varakult, et Mart Helmel on väga hea intervjuu praegu Uutes uudistes, kus ta rääkis, mida ta siseministrina planeeris. Helikopteri hanked, mis tõmmati maha. Praegu oleks meil normaalne helikopteripark ja seal oli ka üsna palju euroraha võimalik kasutada. Ei, visati nurka, neil oli vaja midagi muud. Siis juba oli üks korralik laev planeeritud ehitada, mis oleks täna just nagu hädavajalik ja mida alles nüüd hakatakse otsima. See tõmmati maha. Valitsus oli valmis selleks üle 43 miljonit eraldama, aga Reformi valitsus tõmmas momentaalselt selle laeva ehituse maha. Kusjuures varem on ju lihtsalt Admiral Pitka, mis oli võimekas laev Eesti jaoks, see lihtsalt saadeti vanametalli, sest leiti, et ei meil sellist pole vaja. Nüüd selgub, et on küll, eks ole. Ja seda Mart Helme algatatud laeva oli ka hädasti vaja. Aga ei, nüüd siis avastatakse, meil on väga palju aega kaotatud ja nüüd kui oleks vaja tõesti oma kaableid valvata või midagi, siis meie väikeste laevadega ei tulda sellega üldse toimegi. Mäletad, milline skandaal oli, kui tuli jutuks, et meil on vaja ka plaan B või nii öelda, et me peame ise ka oma kaitsevõime eest vastutama. Milline skandaal tekkis, et oi, et mis nüüd hakkab siis NATO vastu, EKRE tahab NATO vastu olla, aga tegelikult nüüd me oleme selle mõttega harjunud, et riigil endal peab ka olema iseseisev kaitsevõime, et ta ei saa loota ainult NATO-le, kuigi me oleme väga, väga rõõmsad, et meil on selline vägev liitlane, aga ma ütlen, et alati tuleb arvestada olukorraga, eriti, et see võib liiga väga järsku tekkida. Täpselt ja peab olema riskideks valmis ja kui me oleme mereriik, siis peab ju midagigi olema, et meil ju kaitseministeerium oli aeg, kui ta valmistus, ma ei tea, mis kriisideks, et Aafrikasse ekspeditsioonikorpuste saatmiseks ja oi, meil on üks rühm Iraagis ja aitab sellest küll, et seal oli ikka uskumatut pimedust ja muide Postimehes oli Tarmo Kõutsi endise kaitseväe juhataja intervjuu, kus ta siis räägib varilaevastikuga kokkupõrkest, kus ta ütleski, et Admiral Pitka saadeti lihtsalt kaitseministeeriumi tahtel vanametalli naelteks nii-öelda. Et äärmiselt piinlik lugu, kuidas lipulaev ära hävitati, et neil pole vaja, neil pole raha ja mis me teeme ja siis ta tõi näite, kuidas tema hea tuttav Bundeswehri juht Harald Kujat, kellega ta olevat hea sõber olnud, küsis, kas Eestil on tanke vaja. Ta ütles, et jah, me võtaks 100 tükki küll. Tema ütles, jah, pole probleeme, toome Leopard A1 Mercedes hinnaga 100 000 krooni
tükk, siis käis Kõuts ministri juures, aga need tõmbasid kohe joone maha. Ei, meil pole midagi vaja. Nad oleks tavalise isikliku auto hinnaga saanud meile korraliku tanki üksuse, 100 tanki üksuse. Ei ole vaja, oli nende loosung. Alati on olnud, ei ole vaja. Ei ole admiral Pitkat vaja, ei ole helikoptereid vaja, ei ole tanke vaja, ei ole mitte midagi vaja. See seltskond püüab siiamaani siin kamandada Eesti julgeolekut. Ja kui kuulata neid lugusid ja neid kogemusi, mida on ka endised kõrged sõjaväelased jaganud, vägisi tekib mulje, et reformierakondlased on nagu Vene agendid, et lammutada igal sammul Eesti riiki, et täiesti uskumatu olukord. No võimu juures on need tegelased, kelle kohta Kõuts ütles Kaitseväe juhatajana, et ta ei läinud 2006 erru, vaid läks Riigikogusse ja tal oli selleks tõsine põhjus, sest Kaitseministeeriumisse oli tekkinud seltskond, kes kangesti tahtis ehitada palgaarmeed ja ka ministrid. Ta ütles, Jürgen Ligi vihkas Kaitseväge nii, et ta ei käinud kordagi minu kabinetis, ta keeldus tulemast. Ligi ei sallinud Kaitseväge, märkis Kõuts. Ja siis ajakirjanik küsib, et miks siis oli Ligile Kaitsevägi nii vastumeelne. Ta ütles, et Ligi on raske iseloomuga, talle on paljud asjad vastumeelsed. Aga mis põhjus siis? Miks ta nii väga vihkas? Kõuts vastab, mina tahtsin ehitada laiapõhjalist kaitsesüsteemi nagu Soomes, sest oli selge, et ühe pataljoniga me Eestit ei kaitse. Aga rohkemaks eelarvet, kui oleks jäädud kutseliste juurde, olekski jätkunud raha ühe kutselise pataljoni jaoks ja muidugi kiitus, ma olen alati tänanud neid kõiki, kes võitlesid normaalse reservarmee eest, mis annab meile täna jõudu ja me oleme Balti maade parimad selle koha pealt. Nii et aitäh kõigile, kes on olnud Jürgen Ligi-suguste peatajad võimu juures ja loodame, et neid tuleb juurdegi, sest nüüd nad hävitavad energiasüsteemi, varem nad püüdsid Kaitseväge lammutada. Aga suur tänu, Evelin, sulle teemasid valgustamast, suur tänu kuulajatele, hoidke ikka pilk peal uutel uudistel. Kui te tahate tuuliku infot, siis ikkagi tuulikugrupid Lääne-Virumaal on selle grupi nimi Haljala ja Kadrina vald tuuleparkide vastu, on olemas Väike-Maarja tuuletööstuse ja tuuleparkide vastu. Ehk siis hoidke silm peal ja jälgige reklaami. Tuletan meelde, et meie rahvakohtumine toimub 19. juunil kell 18 Uhtna põhikooli aulas ja me räägime tuuleparkidest ja konkreetsemalt ka Rakvere valda plaanitavatest tuugenitööstustest. Kuulmiseni. Kuulmiseni ka minu poolt. Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.